selles mahajäetud tiigis elab päriselus dinosaurus ja viimasel ajal on ta rünnanud kõiki teisi kalu, kes siin sees on. Nii et minu ülesanne on see kinni püüda koos kõigi teiste hullude kaladega, kes on siia surema jäetud. Siiski ei saa see olema lihtne, sest dinosaurus, keda me taga ajame, on äärmiselt agressiivne ja võib kasvada kuni 2 meetri pikkuseks. Nii et jah, me peame olema äärmiselt ettevaatlikud. Kala, kellest ma räägin, on nimega Aafrika kopsukala ja nad on maal elanud üle 400 miljoni aasta. Ja mis teeb need tüübid eriliseks, on see, et nad suudavad elada veest väljas kuni 4 aastat. Jah, need kalad on päris hullud. Aga sa võid mõelda, kuidas üks neist päriselu dinosaurustest sattus mahajäetud tiiki. Põhimõtteliselt pani selle tiigi endine omanik sinna alati kõige haruldasemaid ja surmavamaid kalu, mida ta leidis. Aga hiljuti on mõned neist kaladest muutunud tohutuks ja hakanud ründama ning sööma kõiki teisi kalu. Ja asi on läinud nii hulluks, et ta ei suuda enam tiigi eest hoolitseda. Nii et ta helistas mulle ja palus mul tulla kõik päästa, enne kui on liiga hilja, aga ma ei teadnud, mis mind ees ootab. See ei olnud lihtne päästeoperatsioon ja me tegime selle käigus mõned hullumeelsed avastused. Ja kõik algas siis, kui ma tegin oma esimese kahvatõmbe ja püüdsin selle. Oh, issand, ei või olla, vaadake seda, kutid! Me juba püüdsime kala, see seal ongi karr. Ja täpselt nagu kopsukalad on need tüübid olnud siin 100 miljoneid aastaid, mis teeb neist sõna otseses mõttes dinosaurused. Aga nagu näha, see tüüp on alles väike beebi. Nad kasvavad palju suuremaks kui see, kuid neil on siiski väga teravad hambad. Seega pean ma teda väga ettevaatlikult hoidma. See oli huvitav esimene leid, sest see tähendab, et selles tiigis ei ela ainult üks dinosaurus. Kes teab, mida me veel leiame? Ma panin kari ämbrisse ja jätkasin otsimist. Ja pärast veel paari võrgutõmmet püüdsin ma midagi muud. Wow, mis see küll on, kutid? Ma ei usu, et ma olen varem sellist kala näinud. See näitab lihtsalt, et selles tiigis on mõned väga haruldased kalad. Ja kui see kopsukala ringi ujub ja kõike ründab, neil pole enam palju aega jäänud, nii et me peame kiirustama, kui tahame neid päästa. Aga ma ei teadnud veel, mis ees ootab. Kopsukala polnud ainus, mille pärast ma pidin muretsema, sest järgmise tõmbega püüdsin ma selle. Oh ei, kas see on see, mida ma arvan? Ma olen üsna kindel, et see on paku ja see võib välja näha nagu tavaline kala, aga need tüübid on tegelikult suguluses piranšadega, ainult et need kasvavad palju suuremaks. Neil on ka väga teravad hambad ja nad on tuntud selle poolest, et ründavad teisi kalu, nii et ma loodan, et see on ainus, kes seal sees on. Aga arvestades, et nad liiguvad parvedena, siis mul on tunne, et see ei ole nii. Nii et jah, see ei olnud hea märk. Ja see tähendas, et kõik selle tiigi kalad on veelgi suuremas ohus, kui ma arvasin. Nii et ma panin paku ämbrisse ja jätkasin võrguga püüdmist ning asjad hakkasid edenema. Oh issand, ei ole võimalik, te kutid! Vaadake seda, me saime 2 kala 1 võrguga. Tundub, et meil on siin väike punasaba sägapoeg. Nagu te võib-olla teate, need on tõesti ühed mu lemmikkaladest. Ma mõtlen, mul on 11 praegu nii mütsil kui ka särgil. Kindlasti minge ja hankige endale ka fännikaupa. bassfishingproductions.shop. Aga igatahes tundub, et meil on siin ka väike kimalase säga. Uskuge või mitte, need tüübid on tegelikult üsna haruldased. Nii haruldased, et olen neid varem vaid paar korda püüdnud, nii et see on tõesti äge leid. Ma panin nad mõlemad ämbrisse ja jätkasin oma otsinguid, kui äkki tegin südantlõhestava avastuse. Oh, ma arvan, et meil on midagi, kutid. See paistab olevat veel üks karr, aga see ei liigu. Kuulge, kutid, mul on kahju seda öelda, aga ma arvan, et selle jaoks jõudsime natuke liiga hilja. Jah, kahjuks oli see esimene surnud kala, mille me leidsime, mis tõestab, et päriselu dinosaurus ründab tegelikult teisi kalu. See tähendab, et peame kiirustama, kui tahame ülejäänuid päästa. Võtsin veel mõned võrgud ja mul õnnestus seni kõige suurem kala kinni püüda. Oh, issand, ei ole võimalik. Vaadake seda, meil on midagi hiiglaslikku võrgus. Ma arvan, et see on suur vikerhai, sõbrad. See läheb aina hullumeelsemaks. Nüüd me teame, et siin on ka mageveehaid, aga õnneks, kuigi neid kutsutakse haideks, ei ole need tüübid agressiivsed. Siiski on neil kehakülgedel väga teravad ogad. Üks vale liigutus võib sind haiglasse viia. Kuigi me püüdsime hulgaliselt pööraseid kalu, polnud ikka veel märki hiiglaslikust kopsukalast. Seega otsustasin tiiki minna, et suurendada oma võimalusi selle leidmiseks. See on natuke hirmus, kutid. Nüüd, kui me teame, et see tiik on täis ohtlikke ja surmavaid kalu, pole siin sees olemine ilmselt kõige parem mõte. Aga teate mis? Me peame tegema mida vaja, et need kalad päästa. Nii et ma hakkasin võrguga püüdma ja ei läinud kaua, kuni ma midagi kinni püüdsin.
Oh, ma arvan, et meil on midagi. Vaata seda. Mis see küll on? See näeb natuke välja nagu kerakala, aga ma pole kunagi varem sellist näinud. Pärast väikest uurimistööd sain teada, et seda nimetatakse karvaseks kerakalaks. Ja noh, neid kutsutakse nii, sest neil on kogu keha peal sellised väikesed karvad. Saingi teada, et need kerakalad on ülimalt haruldased, nii et see on tõesti lahe leid. Nüüd, kuna kerakalad on väga agressiivsed, ma panen ta nüüd tema enda ämbrisse. Nii ei ründada teisi kalu. Nii, pisike, see on nii äge. Olgu, lähme tagasi tiiki, et vaadata, mida veel leiame. Oh issand, vaadake seda kala, see on albiino. See on nii lahe. Ma olen üsna kindel, et see siin on Aasia punasaba säga ja see on ilmselt suurim, mida ma kunagi näinud olen. Oh issand, oota korraks, midagi lõi just vastu mu jalga. Oh, see on nii hirmus. Au, oh issand. Ma arvan, et üks piraažidest hammustas mind just kutid. Oh, see tegi tõesti haiget. See lihtsalt näitab, et õnnetused võivad juhtuda igal ajal ja võivad sind tõsiselt vigastada. Võtsin veel ühe kühvlitäie ja mul õnnestus seni kõige hullumeelsem kala kinni püüda. Mis pagan see on? Ma arvan tegelikult, et see on Irvini sääga ja me peame nendega väga ettevaatlikult ümber käima. Neil on kogu keha ulatuses väga teravad ogad, mis võivad kergesti sõrme maha võtta. Aga täpselt nagu kopsukala ja kaar on ka need tüübid ürgsed ning nad on eksisteerinud miljoneid aastaid, nii et see on tõesti äge leid. Paneme nad nüüd anumasse ja jätkame edasi. Kui ma tiigis edasi liikusin, tundsin järjest rohkem kalu oma jalgade vastu põrkamas. Võtsin suure saamaka ja mul õnnestus veel 2 pöörast ka kinni püüda. Te peate ometi nalja tegema, kutid. Me ei püüdnud selle võrguga ainult 1 kala, me saime 2. Oi ei, aga oodake korraks, 1 neist ei liigu, kutid. See siin on Aafrika tiigerhaug ja nad on tuntud oma ülimalt teravate hammaste poolest. Aga nagu näha, oleme selle kuti jaoks natuke liiga hiljaks jäänud. Midagi ründas teda kindlasti. Õnneks on aga teine kala võrgus elus ja seda nimetatakse piitsasabasäga. Need tüübid on tegelikult ülimalt haruldased ja näevad välja nagu päris tulnukad. Ma ei oodanud kindlasti, et leian ühe sellise sellest mahajäetud tiigist, aga see lihtsalt näitab, et siin võib tõesti ükskõik mida olla. Ma panin piitsapaseia ämbrisse ja jätkasin otsimist. Ja järgmisena leidsin midagi veel haruldasemat. Oh issand, te kutid. Kas see on see, mida ma arvan? Seda nimetatakse flowerhorniks. Ja mis nende puhul erilist on see, et nad on täielikult inimese loodud. See tähendab, et seda kalaliiki looduses ei eksisteeri. Selle asemel loodi see laboris. Ja mis veelgi hullumeelsem, neid aretati spetsiaalselt selleks, et neist saaksid võimalikult agressiivsed ja kurjad kalad. Nii et see väike tegelane võib tõesti olla see, kes teisi kalu ründab. Hea, et me ta kätte saime. Praeguseks püüdsime juba hulga kalu, aga kõik olid üsna väikesed. Ja ma tean kindlalt, et siin on ka suuremaid kalu, nii et otsustasin kasutada suuremat võrku, et näha, kas ma suudan nad kinni püüda. Oh, ma tunnen midagi, kutid. Ja mis iganes see on tõesti suur. Mis see küll on? Oh, issand, kas te näete seda, kutid? See seal on pleko ja see peab olema kõige suurem, mida ma kunagi näinud olen. Noh, kutid, me oleme taaskord tõestanud, et see tiik on dinosauruseid täis. Sest täpselt nagu kopsukalad on plekod olnud olemas 100 miljoneid aastaid. Ja kuigi see on kindlasti suurim pleko, mida ma kunagi näinud olen, on siin siiski üks dinosaurustest veelgi suurem ja see on kopsukala. Nii et ma jätkasin võrguga püüdmist, et näha, kas ma suudan selle leida, aga asjad hakkasid aeglustuma ja ma ei saanud eriti midagi kätte, kuni juhtus see. Ei ole võimalik. Oh issand, kutid, me saimegi kopsukala kätte, me tõesti saime ta kätte. Aga oota nüüd, see on ju nii väike. Pole võimalik, et see on see kopsukala, keda me kogu selle video jooksul taga ajasime. Tiigi omanik ütles mulle sõna otseses mõttes, et see hiiglaslik kopsukala seal on umbes 4 korda suurem kui see. Oh ei, jaa. See tähendas, et see päriselus dinosaurus võis olla poegi saanud, mis teeb selle päästeoperatsiooni palju raskemaks. Kuigi see pole see, keda me otsime, on hea, et me ta kätte saime. Paneme ta nüüd ämbrisse ja jätkame otsinguid. Olgu, võtame siit suure sahmaka ja vaatame, mis me kätte saame. No nii, anna mulle midagi head. Oo, suur kala, vaadake seda! Meil on midagi hiiglaslikku võrgus. Oh, issand. Rahune maha, sõber, rahune. Me püüame sind päästa. Kuulge, ma olen üsna kindel, et see siin on Morbal Dakaras säga. Ja need tüübid on tegelikult üsna haruldased, aga veel haruldasem on leida nii suurt isendit. See on tõesti äge leid. Asjad hakkasid edenema ja ma püüdsin kalu järjest ning need muutusid järjest pöörasemaks.
ai! Issand, miski hammustas just mu jalga, kutid. Oodake korraks, ma arvan, et see on võrgus. Jah, meil on midagi. Ja see on suur. See siin on punasabasäga ja ta on väga äkiline. Raune maha, mees, me lihtsalt püüame sind päästa, eks? See siin on palju suurem kui see esimene, mille me leidsime. Aga nagu ma ütlesin, need tüübid võivad kasvada kuni 2 meetri pikkuseks, nii et tal on veel pikk tee minna. Okei, ta ei ole rahul, paneme ta lihtsalt külmavästi. Praeguseks oleme püüdnud ainult kalu, kuid see, mis me järgmisena püüdsime, oli midagi muud. Ei ole võimalik. Kas see on see, mida ma arvan? Kuulge, me just püüdsime väikese fly-jõe kilpkonna. See on hullumeelne. Need kilpkonnad on äärmiselt haruldased ja mis nende juures eriti lahe on see, et nad on ainsad magevee kilpkonnad maailmas, kes on täielikult vees elavad. See tähendab, et neil pole ellujäämiseks üldse maad vaja. Ja täpselt nagu kopsukala, karj ja pleko, peetakse ka neid tõelisteks elavateks dinosaurusteks, sest nad on eksisteerinud üle 70 miljoni aasta. See on nii hull mõelda. Ma mõtlen, vaata, kui armas ta on. Ta on põhimõtteliselt nagu väike magevee merikilpkonn. Sellel hetkel ei teadnud ma, kuidas see veelgi pöörasemaks saaks minna. Aga kui ma tiiki tagasi läksin, õnnestus mul seni kõige surmavam kala kinni püüda. Ma arvan, et meil on midagi, kutid. See on veel üks kala, te teete nalja. Issand, kutid. Ma olen üsna kindel, et see seal on Guunchi säga ja need tüübid on ühed maailmas suurimad sägaliigid, kes võivad kasvada kuni 12 jala pikkuseks. Nad kasvavad nii suureks, et neid tuntakse lausa inimeste sööjatena, aga õnneks on see tüüp alles väike beebi, nii et sellepärast me ei pea muretsema. Siiski on neil endiselt väga teravad hambad. Meie ämbrid täitusid kiiresti, kuid tiigis oli endiselt tohutult palju kalu. Ja ma sain aru, et oleks võimatu neid kõiki ainult oma võrguga kätte saada. Seega otsustasin panna tiiki 2 kalapüünist, et loodetavasti suurendada oma võimalusi kõik kätte saada. Olgu, poisid, mõlemad kalapüünised on paigas. Ma lasen neil siin paar tundi seista. Mul on tunne, et me püüame palju kala. Kui see aga ei tööta, on mul veel üks nipp varuks, et päriselust dinosaurus kätte saada. Pärast mõnetunnist ootamist otsustasin esimese kalapüünise üles tõsta ja kohe märkasin seal sees hulgaliselt kalu. Teate, me püüdsime nii palju kalu, ma ei teagi, kust alustada. Tundub, et meil on siin paar pakut, aga need on albiinod, mis teeb nad palju haruldasemaks. Issand, vaadake neid hambaid! See on nii hirmus. Ma panin nad ämbrisse ja jätkasin ning lõksus oli ikka veel palju kalu. Olgu, meil on siin veel üks kala. Mis see on? Issand, kutid, ma pole kunagi varem sellist kala näinud. Kui sa tead, mis see on, siis kirjuta kommentaarides alla, aga see on tõesti lahe. Mehed, siin on palju albiino kalu, kutid. Meil on 2 pakut ja siis on meil see tüüp, kes on minu arvates albiino synodontis. Ja see on ilmselt kõige suurem, mida ma kunagi näinud olen. Pärast seda oli lõksus veel ainult 2 kala ja need olid beebi punase sabaga säga ning beebi Guunch säga. See on nii lahe, kutid! See tiik on lihtsalt koletisi täis ja me tõestasime just, et kalalõks töötas. Me püüdsime nii palju hullumeelseid kalu. Siiski on meil veel üks kalalõks jäänud. Tõmbame selle üles ja vaatame, mis me saime. Ei ole võimalik, kutid. Kas see on see, mida ma arvan? Me saime veel ühe kopsukala. Issand, täpselt nagu esimene. See pole kindlasti see suur, mida me otsime, aga igal juhul on see väga lahe. Meil saab pärast seda olema lausa kopsukalade armee. Pärast seda, kui ma püünist veel natuke läbi uurisin, leidsin ma mitte 1, vaid 2 vampiirkala, mis on surmavalt ohtlikud. See on nii lahe, kutid! Need kalad on tuntud oma ülimalt teravate hammaste poolest, mis võivad kasvada kuni 15 sentimeetri pikkuseks. Nad on ka väga agressiivsed. Mind on neid paar korda hammustatud ja see ei ole üldse meeldiv tunne. Ma panin nad ämbrisse ja jätkasin püünise läbiotsimist ning mul õnnestus leida suur kuninglik kloun, nugakala ja veel üks paku. Aga siis leidsin ma midagi veelgi pöörasemat. Saime veel ühe Guunchisega. Mis see on? Meie 3. juba. Ja see on kindlasti neist riigist kõige suurem, aga nagu ma varem ütlesin, need tüübid kasvavad kuni 4 meetri pikkuseks. Nii et tal on meil pikk tee minna, enne kui temast saab tõeline inimeste sööja. Pärast seda oli lõksus veel ainult 1 kala ja mul polnud aimugi, mis see on. Vau, vaadake seda, kutid! Ma pole kunagi varem sellist kala näinud, aga see näeb tõesti lahe välja. See on kindlasti mingisugune säga. Kui teate, mis see on, siis kirjutage kommentaaridesse, aga see on tõesti lahe, kutid. Me püüdsime selle püünisega hulga kalu, aga ikka veel pole jälgegi sellest koletu kopsukalast. Ja me teame, et ta on seal sees. Mul on veel üks idee, mis loodetavasti aitab meil ta üles leida ja see on kogu tiigi tühjaks laskmine.
jah, te kuulsid õigesti. Ma kavatsen kogu tiigi tühjaks lasta. nii saame olla kindlad, et päästame iga viimasegi kala, kes sinna jäänud on, kaasa arvatud suure kopsukala. Panin pumba tiiki ja ühendasin selle vooluvõrku ning kohe hakkas vesi välja voolama. Järgmise tunni jooksul langes tiigis vee tase märgatavalt ja ma hakkasin juba mõnda kala nägema. Hüppasin siis sisse ja suutsin kinni püüda hulga erinevaid säga ning veel ühe kopsukala. See oli seni suurim, kuid see polnud ikkagi see koletis, keda me otsisime. Nii et ma jätkasin otsimist ja silmanurgast märkasin kala, keda me kogu selle video jooksul oleme otsinud. Issand jumal! Oh, issand kutid! Püha müristus! Me leidsime kopsukala ja see on tohutu! See peab olema suurim kopsukala, mida ma kunagi näinud olen. Hei, sõber! Oh, Raune! Me lihtsalt püüame sind päästa, sõber! Mine võrku! Oh, issand! Ta on nii raske, kutid! See on hullumeelne! Okei, me peame selle kutiga väga ettevaatlikud olema. Neil on ülivõimas hammustus ja see võib kindlasti sõrme otsast võtta. Oi, issand! Vaadake seda! Kuulge, see kala on nii võimas, et ma vaevu suudan teda praegu kinni hoida. Aga mis on tõesti lahe, on see, et neil on keha külgedel sellised väikesed jalad ja just need võimaldavadki neil maal kõndida. Ja nagu ma ütlesin, nad võivad elada veest väljas üle 4 aasta. On lihtsalt hull mõelda, et see kala elas samal ajal kui dinosaurused. Me vaatame praegu sõna otseses mõttes elavat fossiili. Noh, ma arvan, et võib julgelt öelda, et me päästsime kõik kalad selles mahajäetud tiigis, kaasa arvatud selle päris elusa dinosauruse. Aga nüüd on aeg nad oma uutesse kodudesse viia. Ma otsustasin kõik väiksemad kalad, sealhulgas kuunt, säga, paku ja kõik teised, panna sellesse suurde vanni. Ja siis andsin beebi Fly Riveri kilpkonnale oma tiigi koos Flowerhorniga ja kerakalaga. Seejärel panin kõik tõeliselt suured kalad oma hiiglasliku taga ja tiiki. Nii on neil piisavalt ruumi ringi ujuda. Ja lõpuks panin koletis kopsukala tema enda tiiki. Nii ei saa enam ühtegi kala rünnata. Noh, sõbrad, see ongi kõik. Ma tõesti loodan, et teile meeldis see video. See oli hullumeelne seiklus. Kindlasti vajutage meeldib, tellige kanal allpool ja kohtume järgmises videos. Tšau!